Tere tulemast narri teekonnale. Seekord vaatame episoodi koos haldjatega. Haldjate valgus kõneleb täna. Haldjate sõnumid sel teekonnal. Vaatame, mis on narri teekonnal meile kõigile kosta, mida silmas pidada, millele tähelepanu pöörata. Ja tuleb suure arkaani kaart, number 4 on keiser. Keiser valitseb oma riiki väega. Tema on see, kes ütleb, kuidas asjad käivad, ja tema on õiglane ressursside jagaja. Ja seisab tema siin sellise suure kivi peal. Punane sulg näitamas seda, et tal on palju väge, palju võimu, palju elujõudu ka. Autoriteet. Et nii nagu tema ütleb, nii asjad käivad. Ehk et on täitsa võimalik, et see kaart, see sõnum kutsub üles võtma juhi rolli oma elus, mingis oma eluvaldkonnas, kus sa oled tundnud natuke võib-olla sellist kõikuvat pinda, ebastabiilsust. Et leia see, mis kannab, mis on tugev, mis on stabiilne, millele saab ehitada, millele saab toetuda. Just kui see kivi siin kaardil. Sa tead, et jalgealune on kindel ja siis sa saad sellele ehitada. Ja kui huvitav. Näitan sulle ka taro õppekaartide keisri, kohe leian üles. Senikaua võid vaadata seda haldja keisrit, mis sul silma hakkab temaga seoses. Mis sul seal kaardi peal silma hakkab. Keiser on ennast kaugele ära peitnud. Ei ole täitsa olemas. Selline õppetärakaartidel on selline keiser. Et see sau tema käes tundub olema ank, elu ja surma ja igavikulisuse sümbol. Kontroll. Temas on elujõudu, temas on palju tema rüü siin on punane, siin on ainult punane sulg, siin on terve rüü punane. Et jäära tulise jäära märk. Ühendus selle tule elemendiga veel kord kerkib meil esile. Ja juurtšakra punane ka ja vihjab ka juurtšakrale. Aga igal juhul on see justkui üleskutse stabiilsusele sinu elu kas igas valdkonnas või just selles valdkonnas, kus sa tunned, et võib-olla on kõikumist või asi pole veel nii stabiilselt paika loksunud. Võib juhtuda, et tuleb ka mõni selline vanem mees, isa kuju, isa nagu energiakandja, kes annab nõu, võib ka seda tulla. Ja see märk, sõna, see lause, ma valitsen ise oma elu, minus on otsusekindlus ning jõud ja kõneleb selle keisrikaardi energiaga kokku küll. Hästi, väga selline mehelik, nõuandev, suunav energia.
on narri tema teekonnal kohtamas. Ja tegelikult, kuivõrd see sõnum tuli täna haldjate Täro vahendusel, siis mõtlesin, et pakun sulle sel korral ka ühe haldja sõnumi lisaks. Kusjuures hästi huvitav on see, et nende kaartide tagumisel küljel on võtmed ja neid võtmeid tuleb viimasel ajal lugemistes esile väga palju. 2 võtid peegeldavad üksteist isegi ja siin on selline ang kui elu igavikulisuse võti, eluvõti. Et võti võib olla vabaduse sümbol, võib avada uksi, mida sa võib-olla ei ole isegi näinud, et seal on ukse koht. Aga haldjad ütlevad ka, et võti ei tarvitse alati olla võtmekujuline, võtmenäoga. Et võti võib olla kas või seesama keisri energias meesenergia, kes annab näiteks nõu. See võib olla sinu enda sisemine meesenergia, kes kerkib jõuliselt ja tugevalt esile ning suunab just siis ja selles kohas, kus on tarvis jõulisemat suunamist, sellist tugevamat suunamist. Mõnes mõttes paneb nagu 2 jalga maha, et asjalood on nüüd niimoodi. Ja vaatame, mida haldjad veel lisavad sellele tugevale meesenergiale. Haldja energia iseenesest selline õrn ja õhuline. Tema tahab tulla soovide täitumine. Nii lahedasti võlukepike hakkas kohe esimesena silma. Ole väga aus ja selgesõnaline selle suhtes, mida soovid oma ellu. Kirjuta oma soov nüüd paberile. See on esimene samm soovi täitumise poole. Ka ilus soovitus ja sõnum tänasesse päeva ja see ole väga aus ja selgesõnaline, see kõneleb minu jaoks selle keisri energiaga ka kokku, et kuulata, mis sinu süda sulle kõneleb, mis su hing sulle kõneleb. Ja see on sinu teejuhis.